Millised on praegusel hetkel teie hinnangul Eesti tööstuse 3 kõige suuremat probleemi ja kuidas võiks riik aidata neid lahendada? No, väga hea küsimus. Ma arvan, et Eesti tööstus on ju väga mitmekesine. Et kui me räägime töötavast tööstuses, selle tava arusaamises. Ma usun, et üks asi, mis siit täna saalist kõlas, on see, et ühiskonna laiem arusaam, et ka see klassikaline tööstus, mis Eestis väljendub võib-olla põlevkivi, puidu, masina, elektroonika peal, on tegelikult majanduse jaoks nagu selgroog. Esiteks ta on suunatud üldiselt rahvusvahelistele turgudele, ta tegelikult on suhteliselt head, kallid töökohad, tal on innovatsioonipotentsiaal, kus on tegelikult minu arvates ikkagi fundamentaalne probleem, et meie kõrghariduses selliste tehniliste erialade, inseneride, aga ka muulaadsete spetsialistide ettevalmiste osakaal kasvab liiga aeglaselt. See ei ole ühe riigi poolt ju ühe otsusega muudetav, see on mõneti nagu inimeste, iga hariduslik otsus on inimeste arusaam, mida tulevikus teha tahab. Et ikkagi tööstuse pikaajaline edu sõltub tegelikult, kui palju meil on insenere ja väga kõrges kvaliteedis tehnilisi eriala esindajaid. Praegusel hetkel on kavaldamisel tööstuspoliitika. Kuidas teie näete selle asja vajalikkust või ütleme tulevikku? Me siin täna diskuteerisime nagu selles võtmes, et ega see tööstuspoliitika sisu ei ole väga selge. Ma tuletan meelde, et me äsja kiitsime heaks ju ettevõtluspoliitika, mis tegeleb väga paljude, sealhulgas ka tööstusettevõtteid puudutavate probleemidega, mis sõltuvad mõnesti riigist. Nüüd, mis on see eraldi tööstuspoliitika nagu objekt, ma ootan ka huviga, et võib-olla see on nagu välja mõeldud, et mis on tegelikult see, mis täiendavalt me peaksime nagu tegema. Kui me vaatame nagu arenenud riikide kogemusi, kus on otsitud ka seda mudelit, et kuidas riik ja nagu rahvusvaheline tööstus saaks koos töötada ja areneda, et olla nagu tulevikku vaatav, siis need koostöömudelid on hoopis midagi erinevad, kui me lihtsalt räägime ühest riiklikust dokumendist, selle koostamisest ja võib-olla mingist valitsuse rakendusplaanist. Ronald Reaganil oli selline programm nagu Sokrates. Me täna räägime nagu Saksa majanduse näitel, mis on tunduvalt keerukama struktuuriga tööstus 4.0. Jaapani valitsus algatas roboti või robootika revolutsiooni programmi. Ma mainin neid ainult selles võtmes, et võib-olla selle tööstuspoliitika initsiatiivgrupp töötaks läbi selle meetodi, kuidas tuua ühe laua taga nagu tööstuse juhid, omanikud, valitsus, siis riik ja tegelikult akadeemia. Et see on see raske küsimus. Kui tööstuspoliitikat tehakse lihtsalt mingi ühe või teise sellise, ma ei tea, kas toetuse ümberjagamiseks või mingi soodustuse tegemiseks, siis ma kahtlen, kas sellel on mõtet talle anda nii suurt nagu niisugust kõla. Millised oleks konkreetselt 3 soovitust värskele ettevõtlusministrile Oviirile? Teate, ma jätaks sellele võib-olla sisuliselt vastamata, eks ma kibelen mingil eelkäijana või varasema eelkäijana siis neid soovitusi jagamast, et pigem ma nagu peab olema hea tahe ja ikkagi julgus nagu ka teha otsuseid, kui on neid otsuseid nagu võimalik teha. Et mitte karta nagu ka poliitikuna läbi kukkuda, et niisama nagu istumisest väga kasu ei ole, aga ma usun, et Liisa Oviiril on kõik eeldused olemaks hea minister. Praegusel hetkel on väga aktuaalne teema pagulasteema ja Eestisse on tulemas 500-600, et kuidas te näete, et kui palju saab neid Eesti tööstusesse kaasata, sest et paljud tööstused räägivad tööjõuprobleemidest pidevalt? Ma arvan, et nende võimalike pagulaste puhul on 2 nagu põhitingimust. Et seda räägib OECD ja kõik rahvusvaheline praktika, et nad peavad õppima ära kohaliku keele ja nad peavad võimalikult kohe hakkama tööle. Kui need 2 tingimust on nagu valitsuse pagulasprogrammi nurgakivid,
siis ma arvan, et võib juhtuda, et pagulased ei tahagi väga Eestisse tulla. Kas võib-olla isegi pagulasi 500-600 on liiga vähe äkki? No, ta on tegelikult marginaalne number. Et kui me räägime sellest Euroopa pagulaskriisist, siis ma jagaks selle kaheks. Üks asi on see nii-öelda Eesti number või mis iganes. Ja ma arvan, et see siuke, kuskilt tekkinud selline hirm ja mingisugused kohati radikaalsed sõnavõtud ja ka liikumised, mis võib-olla rahvale kohati nagu meeldivad, on täiesti kohatud minu hinnangul. Et selline nagu ühiskonna lõestamine on vastutustundetu ja ma loodan, et Eesti inimesed suudavad nagu reaalselt olukorrast aru saada. Meie atraktiivsus pagulastele, sealhulgas sõjapagulastele riigina on üsna väike. Piisab ainult vaadata ühte numbrit, et kui palju saab pagulane esimesest päevast, kui ta on registreeritud sularaha kätte Eestis, Soomes, Rootsis ja Saksamaal. Ja teil on vastus käes. Seda esiteks. Nüüd teine, mis ma arvan on meie jaoks nagu suurem murekoht, on see, et kas see pagulaskriis, mis praegu on siis põhiliselt ju koondunud ikkagi Lõuna-Euroopasse erinevate pagulasvoogude ja koridoride juurde, et kas ta ajab kuidagi viisi Euroopa tülli. Ja vaat selles osas peaks olema meie selline poliitika käitumisjoonis võimalikult, nii palju kui vähegi võimalik kaasa aitab, et see nii-öelda Euroopa ühtne tegutsemine käib ees, enne kui seal liikmesriigid omavahel jagelevad, mida me täna üha rohkem ja rohkem märkame. Et ma arvan, et see on meie jaoks väga suur risk. Me peame olema see realistid, et meie siin väga palju teha ei saa. Me saame kindlasti mingil kujul, ütleme Euroopas sellise ühise laua taga, kus istuvad 28 riiki, luua sellist meeleolu, näidata teatud ütleme, suhtumist. Aga ma arvan, see on risk. Kui Euroopa läheb seal allpool omavahel tülli, mingitel väikestel põhjustel, see on murekoht. Ma küsin viimaseks küsimuseks, et kuidas hoida olemasolevaid tööstuseid Eestis, kui tuua näiteks PKC näide, kes pani siis oma tööstuse Haapsalus kinni ja vastupidi, et kuidas siis uusi tööstusi Eestisse juurde saada? No see on hea küsimus. Esiteks, meil ei ole, me ju räägime ja see toimub tegelikult pidevalt, kui me vaatame 10 aastat taha või 20 aastat taha, ka teatud majanduse struktuurne muutmine. Majanduse struktuurne muutmine, mis tähendab kõrgemaid palku, suuremaid lisaväärtust, eksporti, innovatsiooni, on ju tegelikult oodatud sündmus ja see tähendab, et osa ettevõtted pannakse kinni ja osa avatakse. Ehk teisi sõnu, et kui mingi ettevõte näeb, et tal ei ole enam Eestis seda konkurentsi eelist ja sealt vabaneb tööjõudu ja selle asemel tulevad uued investeeringud, mis on tegelikult nii-öelda paremad, väärtuslikumad, siis see on ju see protsess, mida me ootame. Ma arvan, et osaliselt ka Haapsalu PKC tehase sulgemine on sellega seotud. Osaliselt. Ma vaatan seda, mis on praegu Haapsalus juhtunud, need uued investeeringud, mis on tulnud, on olnud nii palju, kui minul on infot paremate perspektiividega, kui oli see PKC tehas. PKC iseenesest ju Eestis jätkab väga suure tööandjana, nii et siin midagi dramaatilist ei ole. Nüüd teine küsimus, kuidas tuua suure uusi välisinvesteeringuid? Ma arvan, sellega tuleb tegeleda pidevalt ja me peame tegelema sellega märksa nutikamalt kui varem. Kui me räägime riigi tegevusest, et lihtsalt ütleme reklaam kuskil CNN-is, sellega me enam oma majanduse vajadusi ei arvesta. Me oleme niivõrd väikse turuga või koduturuga riik. Ehk selline väga nišistunud lähenemine, väärtuspakkumised meid huvitavatele ettevõtetele, investeeringutele, eriti tuleks mõelda koostööd just selliste laienevate väike keskmiste ettevõtetega meie piirkonnas, ma mõtlen Läänemere piirkonna laiemalt, kes võiks näha Eestis võimalusi. Suuri sellised tööandjad meie majandusstruktuur ja tööjõuturg ei kannata välja. Nii et selline nišistunud lähenemine. Eraldi küsimus, mida ma tajun siis, kui ma satun võib-olla Läänemere äärest natuke kaugemale, isegi juba Saksamaale, et meid käsitletakse mingisuguse konflikti ohupiirkonnana. Venemaa agressioon Ukraina vastu on toonud meie muidu ju tegelikult üsna heale majanduskeskkonnale
ja ka välisinvesteeringute meelitamisel juurde täiendava probleemi ja minu arvates sellega tuleks praegu väga intensiivselt kõiki võimalusi kasutus tegeleda. Et mitte lasta tekkida kuvandit, et siin on mingisugune võimalik nagu ütleme sõjalise konflikti oht on. Kuidas me esimesed sellised signaalid saaksime välismaailmale saata, et me ei ole tegelikult konfliktipiirkond? Eks neid signaale see on ju igapäevane töö mõneti ja ma juhin tähelepanu, et ega siin ju valitsus on mõneti niisuguses nagu väga üldretoorikas nagu vastandlikus seisukohas. Teistpidi, kui me mõtleme julgeolekudebatti, siis suurem liitlaste võimekuste kohalolek meie piirkonnas on hädavajalik tegelikult, et heidutada võimalikke sündmuste arenguid järgneval nähtavas tulevikus kuni 5 aastat, võib-olla natuke rohkem. Ja teistpidi ütleme öelda, et siin mingisugust konflikti ei ole nüüd investoritele või turgudele. Need on natukene vastandlikud sõnumid. Aga ma arvan, et me peame suutma panema selle esimese, ehk siis selle suurema sõjalise võimekuse või usutava heidetusvõimekuse tõstmise ka sellise investeeringu keskkonna müügi kasuks tööle.